oleme TV3 20. sünnipäeval. Minu kõrval on verivärske saatejuht Evelin Ilves. Evelin, kas sa oled varem ka saatejuhtimisega kuidagi tegelen nii, et me sellest varem ei teadnud? Ei ole. Saatejuhtimisega ei ole, et ma olen küll seisnud otsesaates tundide kaupa, aga saatejuhtimisega ei ole. No nüüd on ikkagi, sul on oma saade, kõik see rambivalgus on sinu peal. Kui palju sa seda erinevust tunned või kuidas see sinu jaoks on teistsugune? No rambivalguse mõttes ei ole kuidagi teistsugune, aga see sisuline pool, et kui palju energiat võtab ühe telesaate tegemine, kui pikk on see ettevalmistus, et see oli meile kõigile üllatus, et kuidas tegelikult inimesed ikkagi hästi pelgavad kõiki neid kommentaare. Neid lugusid ju inimestele meeldib rääkida ja päris lugusid meeldib ka kuulata kõikidele. Aga kui ilmub välja kaamera, siis väga paljud pelgavad. Aga mina ise usun seda, et kui lugu on vabalt ja hästi räägitud, siis see lugu alati kannab palju rohkem kui mis iganes kommentaar ja me nii püüamegi seda teha. Et see lugu jääks kõlama, mitte kommentaarid. Kas sinu jaoks ongi kõige raskem see, et saada inimest kaamera ette endast rääkima või mis on selle saate tegemise sellise formaadi juures üldse suurim väljakutse? No meil just üks meediainimene täna ütles, et selle 2 esimese saate pealt ta võib öelda, et tegemist on missioonisaatega. et me valime ju neid teemasid hästi hoolikalt ja need teemad peavad olema need, mis meil endale korda lähevad ja me teeme seda ainult sellepärast, et teisi inimesi inspireerida või vaatajaid julgustada tegema teistsuguseid valikuid või midagi oma eluga ise ette võtma, et seetõttu see ongi hästi suur taustatöö, et leida need lood ja isegi kui me need teemad mõtleme välja ja meie kõigi arvates on see hea ja sobiv, eks, et siis sisuga täita ei ole üldse nii lihtne. Aga see, ma juba praeguseks olen nii võrratuid lugusid kuulnud, et ma ise tunnen, et ma olen jälle alustanud nagu uut ülikooliharidust, et need inimeste lood ju õpetavad nii palju, et see on ju vahendatud kogemus ja tarkus. No kui palju sina ise, kommentaare, arvamusi on alati mitmesuguseid, alati on eestlasel midagi öelda. Kui palju sina ise üldse jälgid selliseid asju, et kes mida sinu saate kohta räägib? Ma tegelikult ei jälgi üldse. Ma just siin äsja ütlesin, et ma vähemalt 13 aastat ma ei ole ühtegi kommentaari lugenud. Aga küll ma loomulikult minu jaoks on hästi oluline tagasiside nende inimeste käest, kes on mulle olulised või kelle arvamus mulle korda läheb. Ja loomulikult siis profid, eks. Telesaate puhul need, kes on ise telesaateid teinud, kui nemad midagi ütlevad, siis muidugi ma kuulan kõikide kõrvadega. No mis on selline parim nõuanne, mis sulle tulnud on saate tegemise suhtes? Tuleb sul midagi meelde ka praegu? Tegelikult see, mida on öeldud ja mida me tegelikult olemegi tahtnud teha, on see, et ärge hakake kedagi jäljendama. Me pole pähegi tulnud kedagi jäljendada, eks. Ja on võrreldud Oprahka ja mina olen öelnud, mina ei ole ajakirjanik ja ma ei hakka selleks ka. Et minul on oma elukogemus ja omad lood ja mulle meeldib inimestega rääkida ja me jutustame lihtsalt lugusid. Ja tegelikult sellest on aru saadud juba selle 2 esimese saatega ja ongi öeldud, et see on see, mida me ei oodanud, aga see on tore, et need inimesed, kes tulevad saatesse, on need, kes nad on ja mina olen see, kes mina olen ja keegi ei ürita olla keegi teine. No see ongi kõige tähtsam tegelikult.
aga räägi natuke sellest, mida meil on veel oodata, et äkki sul on ka natukene rääkida järgmiste saadete osas sellist reklaamteksti, et miks inimesed veel võiksid tulla teleri ette, millised põnevad külalised või teemad on meil tulekul? No me hoiame neid kõiki saladuses, muidugi, aga ma arvan, et see, mida ma võin öelda, on see, et inimesed võivad täiesti vabalt pakkuda meile oma lugusid. Et kellel on lugu, mida ta tahaks rääkida või kellel on mingi teema, mida ta tahaks, et me käsitleks, siis minu saate koduleheküljel on kõik ideed oodatud ja siis eks me siis paneme kaalukaussidele, et kas me saame sellega midagi öelda vaatajatele või kuidagi inimesi inspireerida. No rääkides veel kommentaaridest, et sa ütlesid, sa ei jälgi kommentaare, aga kas kommentaarid mitte ei aita ka natukene paremini aru saada, mida rahvas võiks tahta või mille pärast? Anonüümne kommentaarium küll mitte. Et kommenteeri enda nime alt, siis läheb arvesse. Nii minu koduleheküljel Facebookis kui saate omal, et sinna tulevad nimede all kommentaarid ja neid ma loen ja nendele ma vastan ka. Aga edu ja jälgime põnevusega edaspidiseid sinu tegemisi. Tuult tiibadesse! Aitäh!